see on see uute kohtade avastamine. Ise ka ei tea, kuhu läheb. Influenceri elu on siis selline. Kui tahad filmida ennast, siis kaamera käib niimoodi. Ma pean ikkagi vist... Ma olen jalast ennast täna natukene pehmemaks laskma. Nüüd rohkem piina võtma. Jaa. Jälle. Lõheroosad jõhvikad. Elina, Joanna. Tagasi! On tagasi. Siin on mingi oks, mis saa tulla. Täiesti uus jõgi. Täiesti uus. Kunagi käinud. Siin ei ole kunagi käinud, just tulime kuskilt Võsast läbi ja täiesti katastroofiliselt halb ligipääsetavus, nii et järsku kalale meeldib see. Meie saime igastahes enda mina sain oma landi probleemidele ka lahenduse. Elina sai ka. Nii et näitan ka. Nii, selline karp, 2,5. Tadaa, kõik on ilusti olemas siin eraldi ja siis teisel pool on ilusti liitsid ja pöörlevad. Ei ole midagi pahupidi koos ja mis nagu kõige olulisem oli, et ta mahuks mulle lihtsalt taskusse ära ja ma ei peaks kogu aeg lihtsalt võtma seda kuskilt kotist. Nii et aitäh Fishing Estonia Kevinile. Et kellel vaja on, siis kirjutage Kevinile. Jah, kirjutage Kevinile. Kevini käest saab väga häid karpe. Tal vist need muidugi olid viimased, aga küll ta neid juurde tellib igastahes. Nii et meie lähme nüüd avastama ja varsti näitame teile lõhepilte. Äkki forelli. Seekord näitame forelli kontenti. Aga võib-olla ilmi tuleb lõhe ka. Never know. Kunagi ei tea. Me lähme pärast teisele lõigule, nii et eks siis ole näha. Vaatab. Täna läheb otsa siis Herve lant. Au, siuke. Küll madal vesi on, aga nagu vesi on mega selge. Nagu allika vesine. Tõesti on mega puhas. Aga siin need Herve landid ujuvad nii ilusti. Ujuvad, jah. Võimas saatimaterjal. Ma võtan see puualt. Võta, jah. Miks ma kahtlustan, et see kuradi jääkas võib seal olla? Seal augus? Mulle sinusse usku, alati. Kuidas ma kätte saan sealt? See ei ole üldse meie probleem. See on sinu probleem. Mida sa teed seal? No tubli. No igale poole ei tasu ju ronida. Kas ema ei õpetanud sulle? Oh, issand! No vaadake nüüd neid jalguna. Oh, jaad. Ai, kakaadune. Tere, tere! Ja, just ütlesin, nüüd on viimane võimalus veel kala saada. Kalanaisi väga tihti ei näe. No ilmselt mitte, jah. Me oleme jõudnud uude kohta. Valikus on selline jõgi. Palju sa Elina eelmise jõe pealt kala said? Ümmargune 0. Ilus ümmargune 0. Me proovime uuesti ja paremini oma vana armastuse kohast. Me ei saa seda päris öelda, kus kohas see on, aga vanasti me kogu aeg käisime siin. Mina sain meie lapsepõlve kodukant. Meie lapsepõlve kodukant. Ja siis ma sain siit ühe sellise 55. Seal käis kala vee peal. Käis, jah? Ma sain ilusa 55 sentimeetrise Amerika ja ma olin nii vaimustuses sellest. Läks natuke aega mööda ja siis keegi tõmbas meie kõrvalt välja 10 kilose ja siis ma mõtlesin, et mina tõmbasin ikka nagu suht ogaliku välja. Me teeme väikse söögipausi ja siis lähme tõmbame ise need 10 kilosed välja. Vanad aegad on mälestuseks. Mul on veisepasta bolognese. Chicken noodles. 8 minutiga soe toit saada on mega. Elina unistab hanepraest. Varsti tuleb hanejahi contenti hoopis teha. Sama koht, kus eelmine kord tõmmati see 10 kilone välja, nii et aga ei, sellest 10 kilosest peab pildi ka lisama, muidu keegi ei usu.
kala! Oh my god! Kala pea oli sama suur kui mu käsi, nii et me olime ikka väga vaimustuses sellest. Me oleme käinud täna 2 jõe peal ja nagu, ma ei tea, mul ei ole ühtegi võtta, aga mitte midagi olnud. Tavaliselt ikka näed, ma ei tea, kala järgi ujumus või midagi. Täna on lihtsalt ümmargune 0. Kell on 5. 0 kala. 0 võttu. Ütleme nii, et see on see hetk, kus hakkad kõikides oma oskustes kõhklema, mis arvad, et asi ei ole sinus, et asi on igasugustes lantides ja asjades ja siis me hakkame kasvõi liitsai asju proovima, nii et vaatame viimases meeleheites, et kas see Harri liits toob midagi või siis on jälle järjekordne 0 päev, nii et kurat parem oleks, et toob. Elinal on kala, ebareaalne, me tükk aega pusisime, vaat kus hüppab. Oi, karb juurika juurde. Nii, siit ta tuleb. Ma ei näe, kus ta sul on. Oh, see kurat, kus ujub. Oi. Ta ehmatas. Oi ei, see on, oi kui vinge. Ta ikka tahab korralikku väsitamist. Väga ilus Elina, jätka sama võimuga. Ma peaaegu sain ta kätte. Väga ilus, väga ilus. Ei saa, ta on liiga suur. Me saime kala! Kell on 6, me oleme päev läbi hommikust saadik püüdnud. Jäi! Oh my god! Ma mõtlesin, et see jäi kinni. Ei alguses mitte mingit sõitma, ta lihtsalt ühe koha peal ma mingi. Viska nukid, babe. Hea töö! Kuna meil kiire mõõtmine näitas, et on ilus selline 62 lõhepapa, aga tal siin seda vurtsu oli päris palju. Pane ta nina rohkem vette, laseme ta ilusti tagasi, et järgmisel paaril aastal temaga kohtuda hoopis siin. Ja tšup läheb lõhepapi. Vaat see on põhjus, mis kalamehed ei reeda anda asukohti, sest nad käivad selliseid kohti läbi mööda mingisuguseid tšük-tšük mäest tulevad, nii et megaronimine. Et on nagu, kaamera ei anna kunagi seda pilti edasi, aga lihtsalt nagu konkreetselt selline korraliku kaldega mingisugune koht. Elinal on jälle kala, aga pane sidurid peale natukene, mulle tundub, et see oli jõekas. Ma tulen sinu ette. Nii. Täitsa tule nüüd siia poole. Tubli! Jee! Jõekas! Täna toimub ikkagi pruun liits. Ma ütleks, et selline nunnu pisikene, aga täitsa okei. Statistilise kiire mõõtmise. Oi, kui paksuke. On jah? Nii, vaatame lihtsalt üle huvi pärast. No. Täpselt selline 33, 34. Jah. Väga tuus. Nii, kiire vabastus. Võtame selle ära ja laseme jälle lapsed ujuma. Ja. Pabuum! Väljas on juba peaaegu pime. Ongi. Nagu lähtuvus on üsna kehva. Aga me saime kala. Me saime kala. Elina sai kala. Te oleks pidanud nägema seda teekonda siia. See tee siia oli, ma mõtlesin, et kui me siit nüüd kala ei saa, nad nägid, me näitasime. See on viimane kord, kui ma siia tulen. Aga saime. Saime. Elina sai, ma kogu aeg ütlen saime. Elina sai. Mis selle lõhepikkus oli nüüd? Lõhe oli 62. 62 lõhe. Lasime tagasi papa, sest et teine oli üsna kleenukene. See las kosub, teeb meile peepsusid siia veel juurde, saame veel kala tulla püüdma. Ja siis me saime ühe jõeforelli, mis oli, kui pikk see oli? Näed, 32-33 midagi sellist. 32-33 midagi sinna. Aga
ta oli kõhu päris täis, teine oli päris pontsu. Nii et vähemalt oli õhtu edukas, jah. et päev läks nagu ta läks, aga vähemalt saime päikest, põhjad on punased nagu labaõunad. Võiks öelda, et vana arm ei roosteta, vahepeal vana armu tuleb võib-olla mingi teise nurga alt vaadata, siis jälle toidab. Ära õpeta teistele lolluseid. Ärge kuulake seda. Aga jõe puhul küll, et vahepeal, kui ei ole kuskil käinud, siis käige. Meie käisime lihtsalt, kuna meil oli Facebooki notification või nagu Facebooki meeldetuletus, et täna 5 aastat tagasi käisime siin ja siis mõtlesime, me teeme ühe korra veel ja see toimis. Nii et tšau! Järgmise korrani! Järgmise korrani! Oh.